KVR 3, Ameerika jalgpalli podcast. Tere tulemast kuulama KVR 3 Ameerika jalgpalli podcasti. Minu nimi on Ülar ja minuga siin on Kallaste. Teisipäev, jõu. Jop, ja välja tuleb kolmapäev, kui te kuulete, jah. Close enough. Et me läksime siis vana formaadi juurde, mis me tegime 2022 ja 2023 hooajal, et siis tegime nädala alguses selle nädala kokkuvõtte, eelmise nädala kokkuvõtte ja siis tegime nädala lõpuks reedel tuleb välja see episood, kus vaatame siis tulevat nädalat, on ju. Kuna siin jõuluajal natukene töö läheb rahulikumaks, mul oli põhimõtteliselt homme viimane tööpäev ja siis nüüd saab rahulikult chillida. Kallastel võib-olla, meil on Kallastega lihtsam schedule, ütleme nii kui Oti. Meil on natuke lihtsam kapitada, ei mul oli just eelmine nädal oli nagu viimane pöörane ja nüüd kuni aastavahetuseni on levom, et see jõuluperiood õnneks ja mõned aastad on hullem, aga see aasta on hea chill. Jah, et ma loodan, et me peaks hakkama saama, meil on 4 nädalat jäänud, et 4 nädalat siis recap'e teha, et teemegi kuni play-off'ide alguseni, mis siis on siis jaanuari 2. nädal on ju, hakkab play-off'id, esimene nädal on mängud on ju, et siis sennamaani teeme siis teisipäeviti ka episoodi, ehk siis tuleb kolmapäeval välja, ehk siis saate kaks episoodi nädalas, kolmapäeval ja reedel, et siis saate nagu paremini ära jaotada päeva nädala peale ka, et siis võib-olla veits lihtsam kuulata ka või siis skipidest recap'i või skipidest preview, who cares? Ei jah, selle osas just ongi nagu see, et naljaks jah mõelda, et me tegime 2 aastat tegelikult neid ja niimoodi, et 2 korda nädalas, aga jah, me just arutasime oma keskis ka, et siin kuulajatel, lojaalsetele kuulajatel, et võite märku anda vabalt, et kuidas te ise nagu pigem kuulata tahaksite ja mida ja mis teemadel ja kui palju ja seda, et me oleme nagu selles mõttes paindlikud alati, et see ongi selle asja lõbu, et me teeme suht nii nagu Ülar ütles, et kui graafik mahutab, siis minu poolest me võime 5 päeva ka nädalas teha, aga siis väsib kuulaja ära. Ja ma ei tea, kui palju need teigid ka, sest täna ma jälle etteruttavad Chiefsist saab päris palju rääkida täna, on ju. Mul on see sama teig Chiefsist mingi 3 nädalat järjest olnud, aga nagu see pole väga muud öelda ka, aga samas natuke saab teise nurga alt ka vaadata. Aga siis täna vaatame siis eelmise nädala tulemused üle, kõik Monday Night Football on ka tehtud, siis vaatame Olipet boostid üle. Ennustusmäng tuleb välja alles ülehomme, et selle me jätame siis järgmises episoodi ja siis me saame vaadata Thursday Night Football, me saame legit preview'da Thursday Night Football, ehk siis ja see nädal on lihtsalt kõige õigem ka, sest et põhimõtteliselt on see siis NFC number 1 seedi mäng, et Seahawks ja Rams. See on see mäng, millest me rääkisime mingi 4 nädalat tagasi, vaata, preview sime, et vaatame, see mäng tuleb, siis on nagu NFC number 1. Jah, et täna saab sellest rääkida, et siin on päris palju asju nende 2 meeskonna jaoks, siin on veel paar meeskonda, kes vaatavad seda tulemust nagu väga lähedalt. Siis üks asi veel, nüüd, eile tulid välja, või täna tulid välja Saaremaa aasta sportlase hääletus. Ma olen ka seal, see kõige lahedam ma klikkisin selle hommikul, mille ema saatis selle, siis tegin lahti selle, kõikidele selle kirjas kõik miljon asju, mis sa tegid. Mul on üks rida lihtsalt. Saksa meister Ameerika jalgpallis. See käib vist, nagu ma õieti aru sain, siis keegi peab siin nagu kandideeringusse panema, siis mingid mitmed inimesed panid mind sinna, siis ma kirjutasin ka neile, mis ma tegin. Nad ei hakanud isegi seda translate ja nad isegi ei pannud kirja mu statte ja värke, mis oli nagu naljakas. Aga Saaremaa spordiliidult, et kui sa tahad lihtsalt huvi pärast või toetada mis iganes, niikuinii, minu meelest ma ei vääri seda, seal on Tormi näiteks, kellega koos ma Kossuga mängisin, kasvasin üles värki, et see Tormi on jumal hästi teinud, seal Virves on seal olemas, siis sul on veel seal see kergejõusikuid ka vaata, mis on tegelikult, kõik väärivad seda, aga ma tahaks seda pulli pärast viimaseks ei tohi jääda, see on kõige tähtsam, nii et fucking hääletage ainult selle pärast, viimaseks ei jää. Kurat, seda ma ei teadnudki, et siuke siin, sa pead linke jagama inimestele ka, me tõstame su kuradi Saaremaa aasta sportlaseks. Ja ma panengi, ükskord, Orissaare tegi eraldi ka nüüd selle, siis üks crossi vend reaalselt bussis räigelt haardid seda sotsiaalmeedias, vend võitis ka ja ma rääkisin pärast, no ma tean kõiki seda Orissaare, ma rääkisin nendega, kes korras siis järgmine aasta me ei tee enam niimoodi. See on vaata, see on nii vähe hääli on vaja tegelikult, et seda on päris kerge nagu mõjutada mingil määral, aga tore, täiega lahe. Ei, nagu mingi asi, et kui tahate hääletada minu poolt või kelle iganes poolt, kes teile seal meeldib, siis andke hääled, et siis äkki saab Ameerika footi natuke kõrgemalt tõsta ka. Saaremaal küll, jah, on nagu on, aga kunagi sa ei tea, kus sul on sellised värdid nagu mina ja Ott-Erik ja Karl Petersonid ja kõik need, kes siin on kohalikult ka seda ala ajanud, on ju, et sul peab natuke kiksuga olema, et seda mängu ja kõik need
ja kõik need nimed on nagu erinevatest kantidest ka vaata mingil määral, et ongi see, et noh, et see ei ole mingi suurlinnade ala selgelt, see on lihtsalt huviliste ala. Täpselt, ükskõik kus kohas sa oled maailmas, saad ikka seda teha, vaat seda lahedat sporti. Et ma share neid linki ka pärast, et aga saaresport.ee, seal kohe esimesel lehel on olemas. Siis Eestis rääkides, Peterson mängib siis nüüd, kui kolmapäeval, 17. detsember on siis Petersoni bowl game. Kui palju ta seal mängib? Kusjuures ta võib seal rohkem mängida saada. Bowl game'id on tihti peale siuksed, kus nad kasutavad vaata nooremaid mängeid ka, et see on siuke asi, mille silma peal hoida, mis kellas see oli? Sorry, see ei olnud ju väga hullule ajal vist. Ei olnud just, ootame kohe vaatan üle, see on see on keskööl. Okei, noh, siis see oli kõige lihtsam on ju. Jah, ma nüüd kontrollin üle, mis keskööl, aga ta on vist siis nagu kesköö vastu 18. Nagu öösel Eesti aja järgi on ju. Just, 17. öösel. Jah, ehk siis kui unetuid kolmapäeva õhtul, siis visake pilk peale, võib-olla näete oma poissi 88 jooksmas ka siis Old Dominioni ridades, mis on nagu väga-väga vinge. Siis Tartus toimub räigelt praegu, see on räigelt vinge, noh me oleme Kallastega ka seal luubis sees, kuna Hotten seal ja kõik need asjad, et siis Tartus saab mängida kontaktiga futti, et ja isegi kui sa oled Tallinnas, meil on Tallinnas punt vendi ka olemas ja nad kaasavad samamoodi Tallinnas, et Tallinn-Tartu on nagu kohati koos praegu, mis on nagu arusaadav ka. Eesti peale saab päris hea meeskonna kokku, et kui sul on huvi, kirjutage neile otse või kirjutage meile, me saame teid kokku viia nende Tallinna poistega, kes käivad seal ja nii edasi. Ja samamoodi, kui sa oled Tallinnas ja sa ei viitsi sõita Tartu, siis saad koha peal vähemalt flag footballi mängida, et Tallinn Bay Ballers on täitsa olemas on ja noh, Kallasten ise ajab seda asju, üks eestvedajaid on ju seal. Ja siis samamoodi naistele, kui sul on mõni naissoostuttav, kes tahaks ka proovida seda, siis Tallinn Diamonds on samamoodi Tallinnas olemas, et Tallinnas on flagi ka ja üks asi, mis võib öelda, et nagu, kui sa võid mõlemad ka teha, sest ta ajad klapivad. Nagu keegi keeled, nagu, see on sarnane, eriti kui see receiver või defensive back nagu meie tasemel on see sarnane, vaata. Ei, no see ongi, see oligi nagu, jah, selles mõttes, kui sa nagu, ma olen nüüd keskendunud flagile mingil määral, siis saad aru, et siin on nagu mingid elemendid, aga rajad on täpselt samad, väljak on võib-olla natuke kitsam, aga kaitses me mängime ikka cover 3, cover 2, cover 4, mis iganes cover 1 man'i, vaata, et noh, tegelikult idee poolest on kõik täpselt sama. Täpselt, ja muidugi väiksed eripärad, mis on loogiline, on ju, aga võite siis leiate nad igalt poolt sotsiaalmeedias üles, igalt poolt sa leiab üles küll, jah. Siis, mis leiab ka igalt poolt üles on NFL muidugi, aga et seda lihtsamaks teile teha, et ei peaks paganama mõtlema, ei peaks scrollima ESPN'is NFL.com'is, NFL.com'i koduleht on räigelt porno. Ja seal on see adblockeritega räigelt uimaseks tõmbab, kui sa isegi paned kinni, nad on uimane. Ehk siis me oleme parem kui NFL.com, sest et esiteks need highlight'id ja pasad, ei tea. See on katk, noh. Ma räägin, me peame lõikama hakkama nüüd. Jaa, tõesti. See aasta on natuke parem, aga ikka on sul vahepeal tuubeldatud plays ja värk, et nagu jah, huvitav, aga siis kuulate eesti keeles kõige paremat kohta selle jaoks, kus Ameerika footi kuulata, on ju. Ja alustame siis ma ei tea, me oleme sellest latranud juba mitu nädalat järjest, on ju, aga kas sa armastad teda või sa vihkad teda, ta on NFL-i face, Patrick Mahomes ja sealt see hakkab ja see, mis juhtus Chiefsiga pühapäeval on võib-olla ajalooline, aga võib-olla ka siuke märkimisväärne asi, sest et nad kaotasid Chargersile 16-13 on ju ja see oli siis week 15, mis on kõige varasem aeg, millal Patrick Mahomes'i hooaeg on läbi saanud. Enne seda ta kõige varasemalt on ta hooaeg läbi saanud AFC Championship mängus. Jah, mäng enne Superbowli. Jah, mis on nagu ajalooline ja siis ka veel kõige hullemaks tegi veel selle, et mängu lõpus tal läks põlv, mis läks juba mängu alguses korra ta midagi tegi selle põlvega, siis mängu lõpupoole kukkus õnnetult natukene siuke, koperdas seal, et läks siis ACL ja LCL, läks siis 2-2, sul on 400. Meie kõik spetsialistid on ju, MCL, ACL on keskel ja ääres on PCL ja LCL on need ligemendid siis, et 2 nendest 4-2 läks siis puruks ja aasta lõpuni väljas on ja ma ei tea, Kallaste, mis su esimese takeaway oli, kui see uudis välja tuli, et see on ACL ja kõik? See oligi hästi naljaks, mis sa ütlesid, et vihkad või armastad, see ongi see, et nagu pühapäeval oli väga kerge Chargersi poolt olla ja nagu diivanil istuda ja umbes sõimata Chiefsi ja Kelsit ja Mahomes'i. Ja siis kohe, kui Mahomes'i põlv või kohe, kui ta vaata pikali jäi, siis nagu kuidagi aeg jäi seisma mingiks ajaks või kuidagi selline, et ta oligi, et et see kohe oli aru saada, et see tundus nagu ikkagi tõsisem asi ja siis see, kuidas vaata seal ülekandes näidati ka, kus ta läks nagu nende Chiefsi stafferitega mööda seda koridori, kus kõik need bännerid olid seal seina peal, et siuke väga sümboolne lõpp
vähemalt sellele hooajale ja noh, mida on räägitud ka, ütleme võib-olla Patrick Mahomes'i karjääri esimesele peatükile. Et elame-näeme, palju tal neid peatükke on, aga sarnaselt näiteks Tom Brady'ga ACL läks kas 29 aastaselt või mis see, et noh, väga palju sarnasusi ja Brady'l oli ütleme isegi 2 karjääri pärast seda, et elame-näeme, aga jah, Mahomes'i põiduvigastus tõi ikka siukse korraliku kurbuse lainena selles mõttes, et ikkagi ju love to hate him ja noh, loodetavasti paraneb, aga noh, Chiefs on väga huvitavas positsioonis, nagu me siin nädalaid atranud oleme. No ma mõtlengi, mängu lõpp oli ka vaatas, Minshew tuli sisse, Minshew viskas selle mängu lõpetava interception, aga enne seda juba drive enne seda ju Mahomes viskas red zone'is selle interceptioni, kui nad olid 3 maas, 2 korda viskavad field goal range'is interceptioni, noh. Nad ei teinud neid plays ära, nagu Darian Henley'l oli super interception, see oli see Karim Hundi vastu vaata ja siis Kelsey versus Dervin James, mitu korda me oleme seda match-up'i rääkinud aastast 2018 põhimõtteliselt, millal Dervin tuli, siis Dervin sai paremaks, et sai selle Minshew võidu interceptioniga kätte, et nagu Chargersi koha pealt vist esimest korda mingi 10 aasta jooksul või midagi sellist, nad sweepisid Chiefsi ja värgi, et nagu võitsid 2 korda Chiefsi, et nagu Chargersi kohast müts maha, aga ma ei usu, et see meeskond kaugel läheb, et see ründeline tõsine probleem, et nad ei suuda skoorida 20 punktigi regulaarselt nagu. Ei, see ongi nagu see, et täpselt sama, mis eelmine aasta juhtus või kõik aastad enne seda, et kui nad mingi Texansi kaitse vastu lähevad või mingite selliste kaitsete vastu play-off'is, siis ma ei kujuta ette, et nad selle mängu võidavad, sest neil jooksumäng küll jooksjaid justkui nagu on, aga ega see jooksumäng ei tööta ja Mahomes'i Herbertit keegi ei kaitse ka ja püüdjad ei avane ja Greg Roman on offensive coordinator ja kõik probleemid, mis neil seal on, et aga noh, ma arvan, see Chiefsi sweepimine on nende Super Bowl isegi, nagu sa ütlesid, seda ei ole ammu juhtunud. Ja nüüd mitte ei kindlustanud, aga neil on päris mitte lihtsam tee nüüd play-off'i jääda ka Chargersil siis, aga Chiefsi koha pealt. Sul on seal paar nime, Andy Reid, Travis Kelce, Chris Jones. Chris Jonesil on räigelt suur contract. Garanteeritud raha ei ole väga palju, ta saab tegelikult lahti päris lihtsalt. Kelce'il on retirement või mitte, sest noh, tight endid ei ole kallid niikuinii vaata, et see on okei, ja tegelikult Andy Reid ka. Mis sa arvad nagu nendest 3, kes on kõige tõenäolisem, et pole seal meeskonnas järgmine aasta ja mis sa arvad nagu, mis nende 3 nagu tulevik on? Hea küsimus. Ma arvan, et Reid jääb, ma arvan, et Chris Jones läheb ja ma arvan, et Travis Kelce retire'ib, aga kui nad play-off'i jõuavad, siis ta teeb Gronkowskit ja tuleb tagasi. Good point. Et ta jätab hooaja vahele, mul tundub vähemalt, et noh, kuidagi tundub, et kõik vaata, mis noh, see samamoodi tuli mingi klipp välja, kuidas tema väljakult maha jalutas, näha on, et on väsinud, vaata, on lihtsalt väsinud, mitte vana mees, aga vanem mees, vanem püüdja, kes on ikkagi väga palju, no see on ju see, et nad on mänginud pärast hooaegasid viimase mingi 5 aastaga, noh, täis hooaja play-offides, et see ongi, et ma arvan, neil kõigil on mingil määral puhkust vaja, lihtsalt keegi ei oodanud, et see puhkus niimoodi tuleb, nagu ta see aasta tuli. Jah, aga samas nagu ma vist paar korda rääkinud ka siin, et nagu kõige iroonilisem asi, kui ma endale Ahilka ära tõmbasin hooaja lõpus, vaata, siis kõige iroonilisem selle juures mul oli reaalselt nagu nii fucking vaba tunne üle mingi 3 aastat, sest ma olin nagu 3 aastat taga ajanud seda Ameerikat, kõik see asi, 2 aastat kuradi ma Soomes üritan teipi saada, et sa saad ussa minna, kõik see, aga siis kui mul Ahilka läks, COVID oli ka veel vahe, kõik see treenimine, kõik see bullshit ja ma teadsin, et mul on aasta aega vaba. Ma teadsin, et ma saan aja maha võtta, vaata, ja kohati, nagu ma ei tee nalja, nagu see oli kohati, päris mõnus, ma ei pea mitte millegi pärast muretsema praegu. Ja see ongi, vaata, sul on põhjus mitte muretseda, see ongi see, et vaata, inimesena on see, et noh, tahad kogu aeg teha, aga see ongi see, et ei, ma ei tohi teha. Jah, täpselt, et see on siuke huvitav pool ka, et see, ma arvan, Andy Reidi jaoks on ka see hea, võtta 6 aega maha lihtsalt, reaalselt nagu inga korra coach'i, lase oma coach'idele fucking ingata. Ja täpselt ongi. Aga Mahomes'i koha pealt ka see, et nagu vennad juba meedias räägitakse, ja see ei tea kunagi, kuidas ACL-i pealt tuled. Usu mind, see poiss paugutab seal peale, tal op oli juba ära, ta paugutab siin paari kuu jooksul või juba 6 aja pärast, ta võib vabalt minna sinna Kesk-Ameerikasse. Sealt saab teatud süste, mis on väga-väga palju paremad, mis Ameerikas on legaalsed, mis on täiesti legaalne, see ei ole doping, see stem cellid siis näiteks. See on tavaline asi, vaata, mida Rodgers tegi ka, vaata, oma Hilkaga, et ma olen üpris kindel, Mahomes on fully clear training camp'iks. Ma arvan, et week 1 järgmine aasta Patrick Mahomes on väljakul, ma arvan, see ei ole kahtlus. Jah, et sellepärast ei pea muretsema, aga jällegi, ta võib muidugi roostes olla kõik see asi, et nagu see võib aega võtta, aga nagu ma arvan, et ta on terve, et kui tal mingi Deshaun Watsoni situatsioon, kus ta uuesti selle puruks tõmbab, aga jällegi see on väga haruldane. Ja pigem jah, Chiefsi osas nagu tõesti on küsimus see, et mis juhtub nende teiste nimedega, mis nende nagu
ma ei tea, mingid tiimi ehituslikud otsused nüüd edaspidi on, sest tegelikult see järgmine aasta nagu avab ukse, et noh, ma ei ütle, et sa tankid, eks ju, sest nad Chiefs ei saa tankida nende mängijatega nagu neil on, aga noh, kui nad saaksid mingi kõrgema piki, valiksid, nad saavad see aasta juba kõrgema piki vaata. Et äkki õnnestub mingit talenti sisse tuua, võib-olla mõnest sellest lepingust lahti saada kuidagi, et neil on tegelikult hea võimalus nagu retool ida, nagu me eelmine nädal rääkisime. Ja ongi, et see, neil on piisavalt talenti seal meeskonnas, et seal on Karlaftis on tegelikult leping küsitav, kas ta on väärt seda lepingut, et siin paar liigutust võivad teha, aga nagu Nick Boltonid ja linebackeri koor on neil jumala okei, secondary ka okei, kaitse on tegelikult okei, aga lihtsalt ründe pool veel tacklid on, noh, Simmons sai ka viga vaata nende starrel. Jooksjaid ei ole, et noh, see ongi see, et neil on nii palju nagu selliseid, noh, ma arvan, neil on väga palju nagu suuri vigu, millel on lihtsalt mask peale pandud sellega, et nad võitsid Super Bowli järjest, vaata, tegelikult see tiim ei ole nii hea, aga nad võitsid Super Bowli järjest. No täpselt ja siis noh, kui sa üldiselt vaatad eelmise nädala peale, siis seal siis NFL-i rekordit viigistati, et 6 mängu, 6 meeskonda võitsid mängu niimoodi, kus nad olid 10+ punktiga maas, vaata, et see comeback võidud ja minu meelest üks haigemaid, mitte haigemaid, või sellised üllatuslikumaid comeback võite oli, mida tegi Buffalo Bills Patriotsi vastu, et Patriots läks 21-0 juhtima ja Bills leidis Josh Alleni õlul järsku väikse, ütleme nii, et nagu kossus. See korv läks nii suureks, kui suureks see korv saab üldse minna, et 5 touchdowni drive'i järjest ja sellega siis tõmbasid Patriotsi eest läbi. Patriotsil oli lõpus võimalus, neil oli 2 drive'i, kus nad oleks võinud touchdowni skoorida ette minna, mis oleks ka aidanud meie oli boost'i kaasa, aga noh, Drake May, fuck you, noh. Aga mis sa sellest mängust nagu, mis me sellest mängust õppisime? Mis sinu arust silma jäi nagu? Mis me õppisime on vist see, et Buffalo ei ole kuskil läinud, et korraks nagu oli ja mängu ajal Twitterit jälgida, meie chatis jälgisid, siis noh tundus justkui nagu, et Drake May võttis Josh Allenit praegu selle krooni ära ja vaata seal vahepeal olid mingid need isegi mingid need animatsioonid olid vaata, kus noh Patriots on juba nagu Billsi üle võtmas, AFC Eesti kontrolli üle võtmas. Aga noh, Josh jah, sa pead Joshi nagu ikkagi maha matma ja veel kilode kaupa mulda peale viskama enne, kui ta nagu surnud on, et Buffalo ei anna nii lihtsalt ära. Ja noh, rääkimates sellest, et nagu tegelikult division tehti veel palju huvitavamaks sellega, et oleks New England selle võitnud, see oleks on nagu mitmel tasandil märkimisväärne võit, aga nüüd on AFC Eestis veel reis kuni hooaja lõpuni. Ehk siis see, kui ma nüüd õieti, ma ei viitsinud ametliku tiebreakeri asja ette võtma, ise arvutama, ma läksin Redditisse. Üldjuhul on see päris hea info, aga põhimõtteliselt case on see, kui Bills läheb 3-0, võidavad oma kõik 3 viimast mängu, mis on Browns, Eagles, Jets, siis nad ei võida divisioni, kui Patriots suudab minna 2-1 viimases 3 mängus ja sellest 2 võitu on Jets ja Dolphins, mis on divisioni mängud ja siis nad saavadki nagu divisioni rekord on neil parem ja sellega võidavad kindlalt, ehk siis Bills võib kõik mängud võita, nad ikka ei saa nagu divisioni tiitlit, et Patriotsi käes on, aga siin on see Ravensi mäng, tegelikult ei loe väga palju, kui nad võidavad Patriotsi, tegelikult see Jetsi ja Dolphinsi mäng on kõige suurem. Just, kusjuures järgmine nädal on hästi huvitav see, et kui Ravens võidab Pittsburgh ja Pittsburgh kaotab, siis järgmine nädal ei loe AFC Northist sisuliselt midagi, et noh, nüüd hakkavad need nädalad pihta, kus nagu noh, tulemused nagu justkui ei loe, et sa pead lihtsalt üksteisele ära panema. Jah, aga sa tahad võita, saad minna hotina play-offi, kõik see asjad, sa ei tule kunagi nagu, jaa, ma võtan selle nädala maha, sa ei saa nagu nendele mängida, sest et usu mind, Jetsile ka motivatsiooni on ja Dolphins samamoodi on, et sa ei tea kunagi, mis sealt tuleb ja noh, aga Bills ta loodab siis, et Patriots kaotab Jetsile või Dolphinsile ja siis kui Bills ise võidab kõik mängud, siis sealt tuleb, kuna Billsil on parem konverentsi rekord kui Patriotsil ja siis Billsil on võimalik ette hüpata tiebreakeriga, ehk siis võtta see division ära ja number 1 seed vist on läinud tegelikult ja Broncos täielikult kollapsima siis vist tuleb, on ju, aga noh, ma ei tea, Drake iseenesest ei mänginud halvast algusel eriti hea, aga lõpus teine poolega oli päris vist ainult alla 50 jaardi passingut üldse oli vist. Ja ma ei teagi, kas see oli siis lihtsalt see, et Buffalo kaitse sai nagu lõpuks käima, aga noh, tegelikult see Patriotsi rünnak ja terve hooaeg on tulnud explosive'ite pealt ja siin mängus ka Trevion Henderson tegi explosive'id, Keishan Boodi püüdis neid palle, et see ongi see, et kui sa nagu sellele saad katuse peale panna või kraani kinni tõmmata, siis noh, siis tekibki see küsimus, et kuidas sa neid jarde saad ja noh, Ramondre Stevenson ja Henderson ei ole nagu nii hea siuke bell-cow jooksja, et noh, Patriotsiga ongi see, et kui nagu see explosive töötas, millele nad nagu nõjatuda saavad ja see tuligi vist nüüd nagu kriitiliselt välja.
ja stabiilsus tulebki sellest ründeliin. See paar korda vaata, neil on ju vaata left tackle on ju Will Campbell on väljas vaata ja sealt pealt lekkis tähtsates olukordades paar korda. Joey Bosa, kui ta suudab terve play-off'is olla, siis ta võib olla difference maker Pilsi kaitseks, sest et see kaitse ei ole hea tegelikult, sest Henderson ka ju 150 rushing yard'i 2 touchdown'id nagu tegelikult joosta sa saad Pilsi vastu. Aga by the way, Pavel, kui sa me ostame sulle fucking Hendersoni särgi, me paneme kostumilt Hendrikson sinna peale, kui sa ära ei õpi, et sa star running back on Henderson. Give him some respect, you know. Sõna, noh. Ei, aga mul oli päriselt, ma vaatasin seda Ravensi Bengalsi mängu, lõpus juba vaata, kui see hakkas nagu ära minema. Ja siis teisel ekraanil oli Red Zone, kus näitas pidevalt seda Patriotsi mängu, see oligi see, et Pavel kirjutas mingi Hendrikson, vaata jooks midagi. Mis kuradi Hendriki vaatasin kohe Ravensi mängu poole, et Hendrikson istub ju täna, mis teema on vaata. Jah, aga lähme siis sujuvalt AFC Northi peale, et siis põhimõtteliselt Ravens oli siis enne seda nädalat ühe mänguga maas on ju, Steelersist on ju, aga nüüd mõlemad võitsid, Ravens võitis suurelt 2-4-0 Bengalsit on ju ja Steelers võitis täna, eile öösel siis Miami't 28-15, aga see mäng ei olnud isegi close, et nagu Miami rünne, ära boxcore'i vaata, aga tuu oli nagu trash, hot trash nagu. See pigem see trend tuli uuesti, vaata me oleme siin nädalaid nagu McDanieli kiitnud ja Miami't kiitnud ja jälle on see, et kui on vaja lumisesse Pittsburghi minna, siis jah, paraku Miami rünnak lihtsalt ei ole hea. Jah, see skeemi poolest ka mängijate poolest, et seal ei ole, Tyreek Hilli kaotus on kõik päris suur olnud, olgem ausad, et selles suhtes. Aga tuleme Ravensi mängu peale enne. Bengals jäeti 0 peale. Kas see Joe Burrow kommentaarid, see on ikka meedia overhype'is selle konverentsi, ma arvan, selle, kus ta rääkis sellest, et mul pole enam lõbus ja värki on ja Burrow poolest, aga kurat, selle meeskonnas ei ole elu enam. Ei, ja see oligi tegelikult see, et kuidagi ta vist ütles enne mängu lõpuks, et umbes, et need kommentaarid ei olnud seotud Bengalsiga, aga siis ta pärast seda Ravensi kaotust ütles, et tal on isiklikus elus ja mingi Jamar Chase'i mingid tsitaadid olid umbes, et kunagi ei tea, mis teistel inimestel elus toimub, mingi siuke, et Joe ei ole, ta ei ole see Joe Burrow, keda me nagu mis iganes põhjustel siis nagu harjunud oleme kuulma ja nägema, et sa näed, et see enesekindlus on läinud ja liin ei kaitsnud teda, et sa tead, et su liin on halb, kui Ravensi pass rush kohale jõuab, et sellised asjad, aga seal oli igast playsid, et Tavius Robinson, kes on siuke, ma ei tea, glue guy olnud nagu mitu aastat, siuke noor tüüp tuli tagasi ja 6 pressure'it ja see tüüp, kes ei ole tegelikult nagu siuke puhas pass rusher ja et nad lihtsalt sõid elusad selle Bengalsi ründeliini, neil võttis kõvasti aega, et käima saada, aga teine poolek kuulus täiesti neile ja see punkt oli siis Kyle Van Noy interception, mis tuli jälle ilusa standi pealt, kus ta andis palli Alohi Gildmanile, kes jooksis selle 84 jardi tagasi, et lihtsalt oligi naljakas, et Ed Reed käis nädala sees neil trennis, sellest tehti suur teema, et Reed räägib, et mängige siis nagu Ravenid ja kõik see asi. Ja viimane defensive touchdown NFL-is, mis skooriti siis selle lateraliga oli 2010, kui Ed Reed ise viskas Tavon Landrile selle palli Carolina vastu, et lihtsalt siuke väike poetiline ring peale. Tavon Landry, väike mäde 0-8 kutt ka. Kusjuures see on lahe mäng, sest Ray Lewis sai ka pick six'i selles samas mängus. Whoops. Need olid isegi järjestikused play'd äkki isegi või? Giants tegi selle fumble'iga ju 4 lateral oli äkki. See oli lahe play tegelikult. See meenutab juba 2024 Potsdam Royalsit, me skooris mingi 2 touchdown'i, samamoodi mingi 5. Ükskord coach pani piiri peale, kui meie Ameerika defensive cornerback lateralis selle meie nose tackle'ile. siis oli nagu nope, see enne, kus me piiri tõmbame nagu nope. Enne oli pull, nüüd on ohtlik. Ja Ashari, meie Ameerika safety pitch'is selle kordi New Yorkeris ka mulle ja ma sain siuksel litaka sisse, mine pekki. Miks mul pall käes lõsku külje pealt lendab sisse, ma olin kuskil New Yorkeri sideline'is pikali. See on naljakas. Aga siis jah, Steelers koha pealt. Steelers tegi hea välja. Tõesti nagu ründas eriti on ja. Ja, absoluutselt, ja see ongi see, et sa nagu ilma DJ Wattita, kellel oli väga keeruline olukord nagu, see on see toughness, mis nagu Pittsburghil on, eriti vaata selliste tiimide vastu, kellel võib-olla endal seda ei ole nii palju, et nad suudavad lihtsalt nagu, nad suudavad nagu füüsiliselt üle olla, nad suudavad peksa anda nagu meeskondadele vahel ja siin Miami sai täiega. Ja kaitse oli okei, DJ Wattil oli siis try needling, mis iganes juhtus, tal oli collapse lang, ehk siis kukkus kokku ja mis see eesti keele termin on, ma ei tea, on ja.
mida aitab nagu tõsine olukord oli nagu, et ma ei tea, kaua ta nüüd väljas on, ausalt öeldes, kas Tyrod oli ju mitu nädalat väljas? Minu arust ta oli 4 nädalat väljas, kui ma ei eksi ja 4 nädalat kattuks täpselt selle aastaga. No ja Kallaste loodaks. Ravensi mängus ei ole teda. ma ei looda kunagi selle peale, aga lihtsalt kui DJ tahab puhata, siis week 18 on Ravensil hädasti võitu vaja. Aga jah, see on nagu üks silma jää, nagu üks tähelepanek, mis mul on olnud Steelersi ründe pealt, nagu Kenneth Gainwell saab päris hea palganumbri, ma arvan, okei, ta on running back, me ei tea kunagi, mis running back'id saavad, aga nagu Gainwell on low-key number 2 options ründes. Ta on nagu receiving guardid ja passing guardidest kokku tal on siis 800 jardi. Ma ei arvanud, et ta siuke mäng üldse on tegelikult, sest alati vaata Eaglesis tundus nagu siuke mingi lühike tüüp, et noh, teeb nagu neid mingeid asju, aga nüüd seal Pittsburghis ta nagu, ta naljakal kombel sobib just Steelersisse, mida ma nagu ei oodanud temast. Ja, et nagu Warreni kõrval ta on see third down back ka, vaata, ta jookseb ka hästi, aga nagu receiving game'is ta on väga ja noh, sest Rodgersile meeldib visata neid dump-off'e ka, vaata. Ta leiab need üles, vaata. Jah, aga siis AFC kõige suurem, tipp natuke muutus, kuna Patriots kaotas on ja Patriots oli viigis on ju rekordiga Denveriga, aga Denver võitis suure tähtsa võidu Packersi üle 34-26 ja tegelikult vaat see on nüüd see impressive võit, vaat kui Denver mängib niimoodi, väga raske Denverit play-off'is võiti, kui nad on number 1 seed ka, et sa pead minema Denverisse mängima, et kurat see, kui Paul Nix mängib niimoodi, 4 touchdowni, 302 jardi on ju ja ta toob Cortland Suttonil 100 jardi, 1 touchdown on ju, Troy Franklinil 85 jardi, 1 touchdown. Lil Jordan Humphrey, Giants ei tahtnud teda practice squad'ist üles sainida active rosterisse, meil oli mingi paganama Jalen Hyatt'it hoiame seal rosteris ja siis nad korjasid ta üles ja Lil Jordan domineeris, kuradi mitte ei domineerinud, aga mängis hästi Bronco sees ka on ja kaitse on ikka hea. Kaitse on ja kui see rünne ka kaasa tuleb, siis see on ju praegu, ma ei tea, AFC kõige ohtlikum meeskond. Ma arvan küll, eriti koduväljaku eelisega, sest selles mõttes, jällegi see on see, et noor QB, eks ju, ma arvan, Bo Nix on päris palju nagu tõestanud ennast see aastaga, see ongi see, et kuidas nad play-off'is mängivad, aga Denver ei ole üldse lihtne koht, kuhu jaanuaris minna ja seal 80,000 valju fänni ees mängida, et ma arvan ka, et see Denveri, mina ei ole nagu Denverit põhimõtteliselt kordagi see hooaeg nagu tõsiselt võtnud AFC või selle pretendendil, lihtsalt sellepärast, täpselt nagu ründe pärast, see sama pärast tegelikult ju. Ongi, ja nüüd vist tuleb. Sul ei jää muud üle. Jah, kui ta jätkab niimoodi jällegi, tal on vahepeal ikka väga halvad mängud ka olnud, et kui ta jätkab sellest trendis, et ta liigub selles suunas, nagu praegu on olnud siin viimased paar nädalat, siis väga-väga ohtlik, aga nüüd Packers kaotas küll mängu, pole kõige hullem, see on AFC meeskonna vastu, see ei ole maailma lõpp, on ju. Aga nad kaotasid mängus rohkem kui ainult mängu, nad kaotasid Micah Parsonsi, nende star defensive endi, kellel läks siis ACL. Kas see on confirmitud muidu või? Nüüd vist on või? See vist pärast mängu kohe räägid, aga jah, on jah. Okay. Ehk siis sama asi nagu Mahomes'il, mis on jälle defensive endil on see natuke keerulisem, sest sa oled atleet, sa oled plahvatuslik atleet on ju. Siis, aga lisaks selle nad kaotsid Christian Watsoni, oma star receiver'i, kes tegelikult on viimase 6 aja jooksul väga hästi mänginud. Ma arvan, et Ei, täitsa õige, ma lihtsalt tahtsingi öelda, et ma arvan, et Watson on seal ongi see, et see nali on see, et kes see nende wide receiver 1 on, ma arvan, Watson on kõige tähtsam receiver. Kui tema on, siis see rünnak muutub, vaata. Ja just see vertikaalne element, vaata minu meelest, aga siis ka nad kaotsid oma kõige parem ründeliini mängija Zach Tommy right tackli peale, et tead sa, kui pikad, ma vaatan, kui Backers sealt arvatavasti veel pole tulnud, on ju? Vist mitte, kas Zach Tommy'ga oli see, et tal nagu ei ole nii hull, aga ta peab mingid mängud ilmselgelt vahele jätma, ma arvan. Jah, tal oli põlvemaa, Evan Williamsi nad kaotasid ka nendest star safety seal, noor kutt ja Christian Watsonil on siis õlavigastus, jah. See nägi päris halb välja, et ma ei tea, kas see on kui see on AC joint pole hullu, aga kui see on mingi collarbone, siis on hooaja lõpuni väljas ka. Ja sellega oli veel see veider, et see oli, minu arust see pandi kirja kui chest injury, kuigi nagu ülekandest kohe näha oli, et hoiab, või selles mõttes nagu, et selgelt õla peale maandus, siis kui Surtain selle suurepärase play tegi, aga jah, nad ütlesid, et see on chest injury, mis on huvitav, et seal peab silma peale hoidma, et äkki ikkagi mängib, aga jah, oleneb, mis on siis. Et kahjuks tema suur probleem on, ta on abras, vaata. Et kui see on nii abras ka, ma ei tea, kas see on siuke vend, kes suudab läbi vigastuses mängida nii efektiivselt, vaata. Et see on ka üks skill tegelikult. Eriti tüüp, kes jah, nagu toetub nii palju oma füüsiliste talentide peale, nagu Watson on. Aga mis sa
eelmine nädal, vaata Jan käis podcast'is eelmine episood, siis tuli jaa, nüüd ma olen alati uskunud Backersisse, nad nägid kuradi head välja ka, aga nüüd peale neid kaotusi. Selles divisionis läheb nagu, ma ei tea, nad ei ole kõige parem meeskond seal divisionis. Jah, selles mõttes, et seda oli arvata, et see division nagu, või noh, et nad peavad seal nagu kõvasti tööd tegema, aga nüüd hooaja lõpp, kas nad isegi ei mängi, noh, Chicago on selgelt ees, kas nad isegi ei mängi Detroitiga veel või on neil mängitud kõik? Neil on kõik mängitud. See tulev nädal on Chicago's. Nii et see on kõige tähtsam, sest et neil on see, vaata see viik Backersil tiebreakerit ei tule, vaata. Just, nad on, et noh, selles mõttes neil on Lionsi ees nagu see mingi 1,1 võiduline eelis praeguse seisuga, aga jah, siin ilma, noh, see ükskõik mis tiim see on, võtta NFL-is, kui sa võtad nende parima pass rusheri number 1 receiver ja right tackle'i ära, siis week 15, siis noh, see tekitab ikkagi päris palju higi. Ja, et see meeskond on ka ju vaata kaitse domineeriv front, see defensive kaitseliin on see, mis hoiab seda kaitset elus, sest secondary, tegelikult kui sa vaatad cornereid, Nixon ei ole mingi eriline corner, ta on siuke average nagu. Teisel pool Valentine ju, või Valentine vist. Jah. Minu mõttes B-tähega, tal on see naljakas. Aga, et see on, ja nüüd noh, Jordan Love ja see rünne peab tassima seda meeskonda nüüd. No kui Sean Kerry ei ole halb otsus, halb valik, ta ei ole nii domineeriv kui Maika, vaata. Ei no jaa, absoluutselt. Tähelepanu Maika võtab, vaata. Me sellest vaata rääkisime nii palju, et noh, et kui Rashan Gary on su number 2 rusher, siis see on palju parem olukord. Noh, et nende D-line on tegelikult tõesti väga hea või üldse front 7, aga jah, Maika võtad sealt välja, et noh, Laav on olnud hea soos, et tegelikult oli Denveri vastu ka minu arust päris hea, aga ja noh, Jacobs on joosta suutnud kõik see, aga jah, see, ma ei tea, Superbowli aspiratsioon läks ikka nagu kõvasti keerulisemaks, kui see enne tundus. Ja noh, üks põhjus, miks see on, sest et meil on NFC-s 2 powerhouse või lausa 3 powerhouse'i, sest et see NFC Westi division on lihtsalt, NFC North oli, noh, tegelikult siiamaani on tegelikult ohtlik division, seal on 3 meeskonda, kes potentsiaalselt saavad play-off'i, aga NFC West näeb praegu veel parem isegi välja, sest sul on seal Rams, Seattle ja sul on siis 49ers, kellel on ka usud või mitte, aga 49ersil on legit võimalus veel division võita ja number 1 seed NFC-s olla. Neil on 10 võita. Neil on 10 võita, nad on ühe mängu kaugusel Ramsist ja Seahawksist. Aga alustame sellest kõige suuremast mängust, mis seal divisionis toimus, oli siis Rams mängis Lionsiga, on ju. Nad 2 divisionis seotud omavahel, vaata, eriti hästi. Aga Rams, noh, esimene poolaeg oli siuke back and forth. Lions nagu alguses võttis natuke kontrolli enda kätte, aga siis teise poole alguses Rams kolmandal veerandajal Rams skooris touchdown, field goal ja Lionsil oli see 2 panti ja sellega Rams eest ära läks ka, on ju. Ja minu meelest kõige suurem siuke takeaway, mis mul silma jäi, see mängust oli nagu Jahmyr Gibbs võeti täiesti kinni, mis oli üllatuslik tead, sest Ramsi kaitse on olnud natukene siuke, sa saad joosta nende vastu. Ja üks mängi, kes oli edukas selle kaitse vastu, oli paganama David Montgomery, kes ei saanud piisavalt carry'si, sest power running back'idega Ramsil on tegelikult probleeme vahetuse vahel. Jah, see aasta seni on olnud jah, et naljaks mäng oli selles mõttes, et sellest mängust põhimõtteliselt sõltus sinu ja minu Dynasty match-up ka ja noh, sul oli Amondra St. Brown, mul oli Jahmyr Gibbs ja nii see läks. Jah, St. Brownil oli 13 catch'i, 164 jaardi, 2 touchdown'i. Ei no Puka aitas ka muidugi. Puka aitab ka kaasa, jah. Aga ma ei tea, Rams näitas seda eliiti, Stafford mängis hästi, on ju. Kyren Williams ja kuule Blake Corum, Kyren Williams, sellest duost me peame rääkima. Kyren Williamsis me mainime ära, et väga hea running back, aga Blake Corum, kes teise aasta jooksja Michiganist, on väga hästi see aasta ka tegelikult hakkama saanud, et 71 jaardi siin ka ja 1 touchdown. Ja Kyren Williamsil siis 78 jaardi ja 2 touchdown, ehk siis joosti 3 touchdowni, mis on nagu koha pealt päris hea, Puka ei saanud ühtegi, Davante ka ei saanud ühtegi, et Rams, praeguse Rams on ikkagi NFC üks favoriit või? Ma arvan, et puht nagu sellele konverentsile peale vaadata, ma arvan, et Rams ongi favoriit, lihtsalt nüüd noh, see küsimus pigem ongi nagu see, et kas nad suudavad sellest 1 seedist veel kinni hoida, sest jah, nagu sa ütlesid seal ainuüksi divisionis on juba 2 tiimi, kes tahavad seda ja seal konverentsis on veel neid, et jah, Ramsil on justkui nagu kõik olemas, aga see mäng ka seal mängu lõpus, vaata Puka sai laksu, Adams on vigane, et noh, seal ongi see, et seal nagu Ramsil sõltub nii paljudest asjadest, aga jällegi Blake Corumi esile tõus annab neile nagu uue elemendi, et see on tegelikult hästi öeldud sulle, et ma olen ka nagu Ramsil pealt pigem mõelnud nagu see, et Kyren on selgelt number 1, eks ju, noh, see on loogiline. Aga nad kerkivad vaikselt sinna duode arutellu, paljudel tiimidel ei ole sellist. Ja noh,
Ramsil, Davante vigastus on ka siuke, ta tõmbas selle sama tagaree hämmi siis uuesti ära ja ma arvan, play-off'i nüüd on väljas, et seda on ikka päris raske tagasi tulla, see on ikka päris halb välja vaata. Kui sa nagu poole sammu pealt niimoodi kohe lonkama hakkad, et see on üks asi ja miks see teeb asja huvitavaks on see, et nad mängivad, see neljapäev mängib siis Rams Seattle'iga Seattle'is ja Seattle võitis oma mängu on ja 18-16 Coltsiga, noh selle juurde kohe jõuame, aga kui Rams kaotab, siis on võimalus nii Seattle'il kui 49ersil division võita ja number 1 seed olla. Ja 49ersil on vist, sest et 49ers ja Seattle mängid oma vahel, vaata, week 18. Et kui Seattle võidab siin, siis potentsiaalselt week 18 on need 2 meeskonda mängid oma vahel number 1 seedi peale, Rams on hoopis automaatselt 6 seed. Jah, täpselt, et see, kuidas siin nagu asi võib veel kukkuma hakata on üle pika aja, või noh, me ilmselt ütleme seda iga hooaeg, mäletame seda, aga tundub, et week 18 tuleb päriselt tähtis. jah, 100%. Siis Seattle'i mängus korra mainisin, sellest peab rääkima, sest see storyline oli nii jabur ja see oli nii vinge, mis seal juhtus ja ma ütleks kõigepealt müts maha Steikeni eest. Me teadme, mis gameplan tal ründas on ja vend tegi täpselt seda, mis me ootasime ja kõige naljakam oli selle juures, et nagu Seattle tundus nagu, et see on üllatuslik minu jaoks. Johu, mida sa muud ootad, kui sul Philip Rivers ei suuda kuradi ma 5 jaardi outigi visata regulaarselt, nagu et see pall kuradi ma kaarega ei lähe sinna. Et Colts mängis võimalikult lühikest söödumängu, jooksis kokku 30 korda, kontrollis aega ründes ja skooris siis 16 punkti, mis on siis 1 touchdown ja 3 field goal'i. Jah, enne poole aega viskas ühe touchdowni Josh Downsile vist. Jah, nõndapidi oli. Ja mängu lõpus püürutas 60 jardise field goal'i, mis me arvasime on game winner, aga Seattle'il oli piisavalt aega, et tulid omakorda, lõid siis oma 6. field goal'i, et siin mängus Seattle ei skoorinud ühtegi touchdown, lõid 6 field goal'i, et Jason Myers müts maha, Oti poiss on ju. Et minu jaoks oli räigelt üllatav, kuidas Seattle mingis kaitset, nagu Mike McDonald on ju vaata, ta ei blitsi. Siis Seattle'i peatreener ja kaitsekoordinaator, ta ei blitsi, ta laseb ja mängib tavaliselt cover 2 nagu shell'i taga, on ju. Mida sa kaitsed seal taga selle Philip Riversi? Esimesel drive'il saaks pead aru saama, okei, Philip Riversi viski üle 10 jardi. Ja meil 2 safety't pole vaja siin taha ilmselt panna, et nagu see oligi hästi huvitav, et kuskil Twitteris igal pool liikus ka, et sa näed, milline erinevus tegelikult ongi sellel, et nagu tänapäevased QB-d ja siis Rivers, kes ilmselgelt mängib nüüd oma ajuga, vaata, et viskekätt tal nii palju ei ole. Ja olidki vaata siin väljaku keskele, mis ta sinna Warrenile toppis paar tükki ja sellised, et sa näed, et need visked ongi nagu, need tulevad lihtsalt mõttetöö pealt. Ja tundub, et vähemalt Philip Rivers ja ilmselt võib-olla natuke Shane Steichen natuke nokitsasid siis selle McDonaldi kaitse lahti. Aga ma ei usu, et nad mingi nagu blueprinti kellelegi teisele andsid, sest kellelgi ei ole Philip Riversit. Jah, täpselt ja 120 passing yardi ja see võidab ja suuri mänge ka vaata. Ja aga võib-olla Seattle'i poole pealt võib-olla kõige muret tekitavam on see teist mängu järjest, siis esimese poole ainult 6 punkti. Sam Darnold ei suutnud nagu drive jätkata, vaata, et saaks touchdown'i kätte. JSN oli mängu lõpuks 100 jardi see kätte on ja, aga kui palju see on muret tekitama paneb? Vaata, isegi Ott hakkas juba muretsema meie chatis. Ma just mõtlesingi, et palju mina muretsen on suht suva, et ma niikuinii olen Darnoldiga niimoodi hot and cold, aga jah, see, et Ott juba kirjutas meile, et kuulge, et ma hakkan seda jõuluaja Darnoldit kartma, siis see nagu juba annab mingi aimdus, et eks need Hawksi fännid ei ole võib-olla nii optimistlikud, et jällegi ma arvan, et Darnold nüüd tal on veel aega täpselt vaata siuke 3 nädalat, et ta teeb ühe mingi hullult suure mängu ja ühe mingi stinkeri veel ja siis me alles hakkame mõtlema selle peale, play-off'i minnes Sam Darnoldit usaldada, sest oletame, et isegi kui Hawks saab first seed'i, nad peavad võitma 3 mängu play-offides ja Sam Darnold jaanuarikuus tugevas NFC konverentsis, ei tea. Ja tema play-off kohati hakkab juba see neljapäev, vaata, Ramsi vastu. See on see mäng, vaata, mis eelmine aasta oli ka ju, kui ta Minnesotas oli, Minnesota ja Detroit mängisid selle sama mängu, vaata. Sama loogika. Ja see oli see, kus ju Darnold oli see, kes sai suurem osa selle, viskas vist 4 interception või mis 4 ja äkki oli fumble. Kuule, sama ja mis esimene mäng Ramsi vastu Darnold tegi ju 4 interception. Äkki tal oli 5 turnoverit isegi, äkki oli fumble ka, et jah, see nagu, et see oligi see, et Vikings oli nii high ja siis 2 nädalaga, olid nii madalal, kui sai olla. Et see on üks asi, mis Darnold peab tõestama, nagu iga mängija, nagu Kirk Cousins, kes siin oleks hea seegve, aga me peab Fortnite'ist rääkima, et. Aga mõtle, kui hea seegve see oleks, kui Cousins oleks Shanahani QB praegu. Mu bold prediction oleks pihta, et see oleks päris vinge olnud, kui ta oleks mujale läinud. Aga Seattle võitis, võit, vaata, nagu kingitud pöörsa suhu ei vaadata. Hobuse kingitud. Jah.
ei no põrsa ka võib-olla, ma ei tea. Ma ei tea, mis asi on põrsa suhu vahitu. Ma ei tea, mis ta seal Saaremaal teed. Põrsa peas saab kenad kuradi sülti teha, on ju. See on küll üks asi, mis ma missin mulle. Noh, vanavanemad enam pole ka ja siis vanasti oli kõige parem jõulutraditsioon oli novembri alguses tapsid ühe sea ära ja seda detsembri alguses tapsid teise sea ära, see verikäkk ja kõik siuksed asju nagu värsket paganama maksavad ja värki sibulatega. See on asi, naljakas asi, mida välismaalastele rääkida, et nagu, mis te sööte maksa ja südant ja neerusi ja kui jumal jah. Ja, kusjuures üks päev, off topic täiesti, aga mul Instagramis see, et Tartu Ülikooli Kossu tiim tegi tutvustasid ameeriklastele jõulutoite ja siis 2 ameeriklasele mõlemad ütlesid, et verivorst oli kõige parem seal valikus. Ja sült oli kõige halvem, mis make ib sense. Sültist ma saan aru, miks see nagu. Aga see ongi, sült on tegelikult nagu hea, aga ma saan sellest tekstuurist aru. Aga jah, üllatavalt verivorst oli mõlemad esimene valik. No jah, kui sa vaata nagu. Verivorst on lihtne süüa minu meelest, nagu see on. Ja kui sa nagu ei mõtle, vaata see ongi see, et meie ei mõtle selle peale, aga võib-olla see jah, et see on verest tehtud, vaata võib-olla see nagu kõlab halvasti, aga tegelikult maitse on hea ju. Tegelikult küll jah, aga siis Seattle'i mängust üks asi veel, Nick Emonwari, kuule kusjuures tal on võimalus siin defensive rookie of the year ära võtta, jälle supermäng siin mängus ka, et sai säki kätte, 7 tackle'id on ju quarterback hit, tackles for loss on ju, et nagu ja 2 pass defense'iga ta teeb absoluut kõik, aga ta on see box safety, vaata, ta ei ole see puhas safety, ta on see on nagu extra linebacker põhimõtteliselt, aga kurat ta on nii hea selles, see on see atleetlikkus tuleb välja, mis tal oli. Ja see on võib-olla asi, mis ma nagu Ravensi fännina kõige rohkem McDonaldi juures igatsin ka, et ta teeb lahedaid mängijaid nagu vaata, see on see. Kyle Williamsit igatsed jah? Jah, Kyle Hamilton. Kyle Williamsiks ka aga jah, et nagu Emonwari ka, ta pani mingi hitti ühel hetkel, siis ta hakkas seda nagu Cam Chancellori seda nagu rusika vehkimist tegema. Okei. Seda või? Ja ta tegi ühel hetkel seda niimoodi, et ta peksis vastu endiga, et ma korra nagu ehmatasin ära, mõtlesin, et appi, neil ongi Cam nüüd. Küll Cam oli vinge, Emonwari ja sama tüüpi, sama keha heitis ka. Siuke 2025 versioon Cam Chancellorist siis. Jah, tegelikult küll jah. Coltsi poole pealt siis viimane asi, selle kaotusega väga raske nüüd play-off'i saada. Philip Rivers on järgmine nädal starter, et noh, ja väga raske on võita ka niimoodi tegelikult pikas perspektiivis, kui sa ründes pead nii handcuffed oled, vaata. Et vinge storyline, aga kahjuks sinna see läheb ka, on ju. Ja see schedule ei lähe kergemaks ka, et nad mängivad Ninersi, Jaguarsi ja Houstoniga, et kuigi üks asi, mis mul silma ja ma ei tea, kas see on confirmed, aga Anthony Richardson on vist cleared, nii et ei imestaks, kui tema veel väljakule jõuab. Okei, siis Rivers võib siis ühe mängu mängida veel, ongi kõik. Et, aga noh, vinge story, nagu ajalooline asi, mis juhtus, see on nagu vinge. Ja noh, sa mainisid 49ers, et siis viimane meeskond divisionist võitis suured 37-24 Titansit, on ja. Birdi mängis hästi 3 touchdowni, pea 300 receiving yard'i, Ricky Bershallil geniaalne oli boost'i lükke, et ta sinna panna mängis väga hästi, kuigi ta sai viga jälle, aga vist ei tundu väga hull vigastus, see sama põlv läks jälle, aga ei ole nii hull. George Kittle pea 100 yard'i, 1 touchdown, Johan Jennings ka 2 touchdowni, et San Francisco tegi oma töö ära ja nagu ma enne rääkisin, siis neil on tegelikult reaalne võimalus, kui nüüd Seattle võidab Rams, siis neil on täiesti reaalne võimalus või division ära võita ja ka conference'is number 1 seed oleks play-off'iks koduväljaku eelis ja mis on nagu sõge mõelda, kui palju mängeid see meeskond on kaotanud, aga see on see schedule, millest me rääkisime, nende schedule on ka ju Colts, Bears, Seahawks, Philip Riversi Colts. Jah. Ja see on viimane, 2 viimast mängu kodus. Ja täpselt, et noh, sa mängid nende vastastega, kes sul ees on ja see oli vaata suur kriitika New Englandi osas ka ja noh, võib-olla Patriots on natuke ennast tõestanud, aga noh, Niners ei pea kellelegi tõestama ennast, Kyle Shanahan ei pea kellelegi tõestama ennast, Brock Purdy näeb päris hea välja. Et noh, Purdy, ma arvan, et vaata, kui Purdy vigastuselt tuli, see oli ka mõned siuksed rabedamad mängud ja värkis, kuidagi mul endal oli ka, et noh, et kas see Purdy, vaata, me naersime siin, et kas noh, Mac Jones tegelikult oleks võib-olla parem variant või midagi, aga noh, ma arvan, et Brock Purdy on näidanud, et ta suudab kõrgel tasemel võita ja kui neil vaja on võita, siis San Francisco on teinud seda. Ja noh, ta ennast sigu poole pealt ka. Jeffrey Simmonsil oli kõige lahedam kuradi ma 3 play'd järjest üldse, ta sai strip säki, sai palli kätte, siis Birdi käest ja kaitse sai palli kätte on ja 2 play'd hiljem ta skooris touchdowni. Receiving touchdown, et kuskil oli kirjas ka, et see oli kõige parem wide receiver separation, mis Cam Ward see aasta näinud on. Ja see on naljaks, vaata ta mängib alati punaste sliividega, see on väga lihtne näha, kus see Jeffrey Simmons on. Mängu alguses, kui ta Red Zone'iga läksid ja kommentaator kohe pani, kui sa leia üles, kui sa tead, mis number Jeffrey Simmons oli, lihtsalt otsi neid suuri pikkasi punaseid käsi.
mis on välja kaitseliinis on. Teda on raske missida nagu mitmel põhjusel, et üks on need punased varrukad ja teine on see, kuidas ta mängib, et ta on ka siuke, et kui oleks suurema turu meeskonnast, siis me räägiks temast palju rohkem. Ja noh, aga Cam Wardi koha pealt ka, seal on potentsiaali, et üks aasta anna talle veel ja ehita talle natuke, anna talle abi natuke ründes ja siis sa näed ära, kas ta on nagu pikaajaline vastus ka su quarterbacki positsioonil Tennessee's, aga noh, oleneb ka, kes tuleb coach'iks sinna vaata, et see on ka tähtis asi. Siis saime need kõik suuremad topikud läbi käia vist või? Ei ole ka, üks on veel käimata, sest et üks division on veel eriti prügi, ehk siis NFC South, me oleme kõik NFC'st rääkinud pikalt siin, siis Buccaneersil oli kuldne võimalus võita Falconsit, Thursday Night Football kodus ka, minna divisionis võtta korralik edu. Ei, nad ei saanud sellega hakkama, 4. veerandal Atlanta skooris 17 punkti ja ei ole 12+3, 15 punkti. Ja võitsid Tampa Bay'd 1 punktiga 29-28 ja siis pühapäeval Cardinals oli kogu mängib Saintsi kodus, mine pekki, mis Cardinals oli? Panthers. Mängib Saintsi kodus, meil on ideaalne võimalus minna divisioni liid ära võtta. Ja siis nad kaotasid 20-17 Saintsile, kellel oli, mis oli 3 võit enne mängu, on ju. Et ma ei tea, selle divisioni võit on playoff'is number 4 seed, on ju, ja ega siit väga muud ei tule, on ju. Jah, see division, see ongi NFC tabel, et on nii naljaks vaadata, et noh, et esimesest 7. seedini on 11 võitu, 10 võitu, 9 võitu. Tampa on seal vahelt 7 võidu, kes on Seattle 11, 5. seed, San Francisco 6 seed 10 ja Green Bay 9 7. Et jah, see tundub siuke division, kus ma ei imestaks, kui tuleb äkki tuleb 8-9 tiim läheb play-off'i isegi. Võib küll ja noh, tegelikult need mängud ei loe midagi, sest et Buccaneers mängib veel Panthersiga 2 korda. Eks viimase 3 nädala jooksul mängid 2 korda ja sellest kõik oleneb. Ja Atlanta mängus ainuke takeaway oli vinge, vaata see. Nad olid, Falcons oli 14 punktiga maas, 2 touchdowniga maas, skoorisid touchdowni ja siis on see vaata analüütiline otsus, et läheme nüüd 2 punkti peale, sest et kui ma, sest et 2-point conversion rate on nagu protsendiliselt on üle 50%, eks, et kui sa 1 korra ei saa, siis teine kord saad ja siis sa oled niikuinii 14 punkti peale, aga kui sa saad mõlemad korrad, siis sa võidad, vaata ilma lisaajata, lihtne on ju. Skoorisid touchdowni, ei saanud 2-point conversionit, see palli tagasi, skoorisid touchdown'i, ei saanud jälle 2-point conversionit ja siis oli see, et nagu fuck, me oleme 2 punktiga maas, kui oleks võid viigis olla. Oleks võid 2 ekstra pointi lüüa, okei. Et see oli see, kus analüütilise vennad oli, ja paberil näeb see hea välja, aga vaata see hea protsent, ütleme 55%, aga 45%, et sa ei saa ju. See on alati vaata see, et kui nagu see otsus tehakse ja see otsus läheb õigesti, vaata siis inimesed tormavad kohe, see oli analüütiliselt õige otsus, huvitav, mis need analüütikud seal tiimis tegid, vaata, kui te ise ka missid, ei, no me lihtsalt anname numbreid teile, see on statistika, te ise otsustatavad, kohe kaugened otsused, see on nagu ei. Jah, et see on vaata, Greg Olsenil on see suur battle sellega, oli siin eelmine nädal vaata kommentaator, vana NFL tight end, kes ütles, et ja, see on ju automaatne tänapäeval, kui sa 2 touchdowniga maas ja sa tahad võita ilma lisaajale minemata, siis mine 2 punkti peale, sest sellest 2 punkti omas sa saad 1 ikka kätte, et siis oled vähemalt lisaajale, aga sul on ka võimalus võita, vaata. Aga noh, mängu lõpp läks ikka nii käest ära, et Buccaneers ei saanud ründas üldse hakkama ja siis Atlanta sai veel palliga tagasi, lõid field goal'i sisse, et nagu kõik läks aia taha. Aga noh, sinu Kyle Pitts tegi elumängu, jah? Minu Kyle Pitts, ei, see oli, ma ei tea, mis mul sisse tuli nädala keskel, kedagi huvita mu fantasy tiim, aga ma otsustasin Cover.com Fantasy Liiga veerandfinaalis Tyler Warreni pingile jätta ja Kyle Pitts sisse panna. Ja ärkasin reede hommikul üles 45 punktiga, et Pitts jah, selles mõttes ma olen nagu, noh, ma olen uhked üle, et sa näed seda talenti seal, vaata selgelt ta on küll receiving tight end ja kõik asjad, vigane ja kõik see kriitika on aus. Aga mind väga huvitab, kuhu ja kuidas Kyle Pittsi karjäär, kus pigem on see küsimus, kus see jätkub, et ta on väga potentsiaaliks mängija. Ta teenis päris palju raha selle mänguga, sest ta on vaba agent, vaata peal seda mängu, seda nädalat ja mingi meeskond armub ära, vaata sa näidad, et nagu see on mu potentsiaal, kui ma olen õiges kohas, ma saan selle potentsiaali tuua. Ja no see ongi, vaata, me näeme nii palju seda, et tiimid maksavad või need tiimid tõmbavad free agenteid sisse, kellel neil oli kõrge mingi draft grade ja kellelgi ei olnud kõrgemat draft grade'i kui Kyle Pittsil oli, et ta valiti enne Jamar Chase ja Penny Sewellit, eks ju. Ja aga siin mängus muidu see ka, et nagu Todd Bowles'i pressikonverents peale mängu oli päris huvitav, päris peale F-pomme, et nagu see võib öelda nagu fuck oli see põhisõna selles pressikal. Kusjuures mul tekkis selle pressikaga nagu see asi, et see oli tegelikult ta ei olnud midagi valesti, aga Todd Bowles väga avalikult nagu ütles, et mängijad peavad rohkem või noh, et mängijad ei huvita piisavalt, mis juhke asi. See kõlab nagu sõnum nagu lahkuv peatreener, et ütleks seda vaata kuidagi. Või mulle nagu tundus nagu see, et Bowles, kas ta nüüd jättis kõik nagu lauale, et noh, et ta on veteran treener, kes ongi.
aga teistpidi see oli nagu see, et see pealkiri, mis ESPN'is lihtsalt oligi, et umbes Bowles call on players don't give a fuck või mis iganes. Ma mõtlesin, et oot, et nagu, et noh, ma väga tihti ei kuule, et peatreenerid sellist asju ütlevad ja edasi treenivad järgmine aasta. Jaa, see on hea point kusjuures küll jah. Et nagu... Aga noh, eks näis, võib-olla tal on piisavalt seda cloud'i seal maja hoones, et noh, kõik kuulavadki teda, aga teistpidi kuidagi veider oli minu jaoks. Okei, ja noh, need mõlemad meeskonnad, Falconsi peatreener ka, Raheem Morris, vaata, mõlemal on tegelikult tagumikud päris tulised ja värki, aga noh, sellest me saame rääkida siin hooaja lõpus, kui need tulevad rohkem selgeks, et aga jah, mõlemad peatreenerid võitlevad oma elu ees ka tegelikult, sest et nagu Tampa Bay'l on ka legit argument, isegi kui see divisioni võidavad nagu, kas me lähme taga kaugemale, vaata, ei tea. Aga siis Panthersi koha pealt ka, Saintsi, Tyler Shock by the way, müts maha poisi ees, nagu üllatavalt hästi on mänginud see aasta, teise raundi pikk on ja kaotas quarterback battle'i Ritteri vastu on ja no mitte Rattleri vastu. Rattleri, jah. Jah, Spencer Rattler. Aga nüüd, kui sai oma võimalus on hästi mänginud, üllatavalt atleetlik, liigub päris hästi ringi ja mängu lõpus tegi oma jälle 2 mängu järjest nüüd ju game winning drive'i teinud. Et nagu see näitab ka midagi, kas ta on franchise quarterback, arvatavasti ma pigem eeldaks, et ei ole, on ja, aga vähemalt sul on nüüd millegagi edasi minna, sa võid alati quarterbacki juurde tuua. Ja see, kusjuures ma just praegu vaatasingi lihtsalt nagu draft orderid, vaata ja noh, nüüd on jälle see tekkinud, et selle aasta QB klass ei ole nii tugev, siis ma arvan, et Tyler Shook ostis omale 1 aasta juurde praegu nende 2 võiduga, et ta saab järgmine aasta ilmselt uuesti nagu siis ma ei tea, tõestada, et ta on franchise QB. Ja Panthersi koha pealt coaching, penaltid, kui nad jooksu käima ei saa, Bryce Young üksi ei suuda tastida seda meeskonda, aga miks see on coaching'u probleem, kui sa oled meeskond, kui sa oled underdog ja sa mängid hästi, see on lihtne motiveerida, aga kui sa oled favoriit ja sa ei mängi hästi, vaat see on coaching'u peal 100%. Et see on see mäng, mille nagu Dave Canales, nende peatreener oleks võinud selle mis iganes tal tegemata jäi, et ta ei suutnud seda meeskonda valmis panna, et see mäng ära võtta. Siis viimased mängud veel, mis me läbi pole käinud, Giants mängis Commandersiga, kõige tähtsam mäng üldse, ma olin vist ainuke mängis, Aaron vaatas, chatis oli ma vahepeal Aaroni, kes nüüd üldse huvitab see mäng ka. Jah, Commanders läks juhtima 13-0, poolega 22-7, Giantsil oli seal kaitses, tegid 2 head takeaway'd seal mängu lõpus, mis andis ründes võimaluse, aga Tart ei suutnud seda viimast võimalust ära kasutada ja siis noh, Giants kokkuvõttes nagu Kallaste kirjutas ka siia, Giants võitis lõpuks ja ma ei olnud kõige kurvem, nagu see traffi pikk esimene praegu, et nagu see on päris hea oleks ära müüa, sest quarterback on olemas nagu Tart, ma tahaks rohkem seda stabiilsust Tardil näha, et peale tagasi tulekut ta see viskamine nagu riidimine ei tundu olevat väga stabiilne, et ta liigub hästi tegelikult ja jälle läks concussion protokolli korraks kontrolli, aga ma arvan, et see on ka natuke seotud sellega, et nad vaatavad teda ekstra lähedalt. Ja ma just mõtlen, et see riidimise asi huvitav, kui palju on nagu Kafka mitte süüdi, aga noh, kui suur roll on nagu selles, et noh, et lihtsalt teine hääl on tal kõrvas, et kui, et noh, see mõttes ongi, et mingid järeldusi võtta praegu sellest Giants hooajast on raske, et noh, QB tõesti on olemas, aga jah, teda hinnatakse konstantselt mitmel tasandil. Ja aga Commandersit südikas võit. Aga mis see tähendab, Dan Quinnil on samamoodi raske, who knows, kas Dan Quinnil ära läheb, on ju. Ja Mariota vist pikendas ka oma karjääri siin iga võiduga, mis ta siin teenib vaikselt. Ja Mariota on seal nii kauguni Cliff Kingsbury ja Daniels on seal quarterbackid, ta on ideaalne back-up sinna süsteemi. Nagu see on nagu väga-väga hea. Ja Abdul Carter lõpetas porno vaatamise ka ära, et siis mängis, tegi oma esimese karjääri mängu, et sack fumble ja hiljem oli veel üks fumble, mis siis andis meile võimaluse lõpus tagasi tulla ja siis Kondakas Flossiga mängis väga hästi iseenesest ka vinge. Siis Bears, Browns, Kallaste, mis seal? Ega siin ka palju ei olnud, seal oli väga külm, aga Bears oli poolajaks 14-0, kolmas veerand, üksi oli juba 14-3, mis mängu lõpuks oli 31-3 Chicagol, et jah, Caleb, noh, see statline võib-olla ei ole kõige säravam, 242 jaardi viskas 2 touchdowni, aga sa näed, kuidas see Ben Johnsoni skeem on kohale jõudnud, Luther Burden on esile kerkinud, Romo Tunze on pigem taustale jäänud, DJ Moore sai 2 touchdowni, aga noh, mulle tundub, et Luther Burden pigem võtab tema rolli üle. Et Chicago sai jooksumängu tööle 142 jaardi, Swift jookse 2 touchdowni ja 100 jaardi üksi, et see Chicago eriti arvestades, noh, me just rääkisime sellest divisionist ka, Chicago on divisionis esimene ja noh, see on nende division kaotada praeguse seisuga. Et ma arvan, et Chicagol oli väga seda võitu vaja, isegi kui see on kahvatu Clevelandi meeskond, kes sai siis Shedeur viskas 3 inti ja nende 3 interceptioni pealt Bears sai 2 touchdowni 1 field goal, et noh, see lihtsalt näitab turnoverite olulisust. Ja Miles Garrett sai 1,5 säkki siin mängus ja nüüd tal on 21,5 säkki, siis on 1 säki kaugusel NFL-i rekordist.
ma arvan, et see tuleb ära, me täna rääkisime pikalt sellest tegelikult chatis omavahel ka, aga ma loodan, et see tuleb enne 18 nädalat ära, et siis sa ei saaks Traiani saa öelda, et jaa, see tuli, neil oli üks mäng rohkem, et siis see tuleks ära ja oleks vingi, kui see mingi 23-24 oleks vingi number lihtsalt. Et nagu kindlalt üle jah, et see ei olegi see, et ta saab mingi week 18 saab selle 23 kätte või midagi, et tee siis juba 23,5, 24. Täpselt, siis Houston võitis suurelt 40-20 Arizona Cardinalsi mängu 17-0 läksid kohe ette ja Arizona puterdas seal alguses palli, teises pooles nagu ärkasin natuke ellu, aga see on Jacoby Brissett, mis ta teeb ka tegelikult. Ja Trey McBride oli ainukene bright spot seal Cardinalsi ründes, 13 targetit, 12 catch'i, 134 jaardi, 2 touchdowni ja Trey McBride'ist on siis ta viigistas kõige pikema mängude järjestuse või? Streaki? Mis iganes? Seeria jah. Kus tight endil on 5 või rohkem catch'i igas nendes mängus, mis ta on siis 16 mängu järjest nüüd teinud ja siis ta läkski esimeseks. Ta läks mööda. Kelsist läks mööda, Kelsil oli siis enne seda NFL rekord, 15 mängu järjest oli 5 või rohkem catch'i tight endil siis. Et Trey McBride on üks suuremaid weaponeid, aga ta on vist ainukene weapon seal Cardinals ründes on ju. Et see on jah see, et ma Kaarliga rääkisime hiljuti nagu fantasy'st, et ta kasutas Bam Knighti siin pikalt vaata, see ongi nagu see, et ma ei saa kedagi teist ka mängu panna, et Kaarlil on siuke neetud hooaeg on niikuinii. Aga et see jah, sa vaatad seda line-up'i, Michael Wilson tundub on potentsiaalikas receiver, eks ju, Trey McBride on tõesti nagu hea piece, aga midagi, okei, Marvin Harrison loomulikult ka, aga, või mis piis ta on, aga jah, Cardinals on väga talendi augus ja rääkimata siis QB-st, aga lihtsalt naljaks vaadata jah, et Trey McBride nagu justkui on pace mingi nagu ajaloolisele karjäärile ja seni ma ei tea, kas ta üheski tähtsas mängus mänginud on NFL-is. Ja Texans tegi oma töö ära, Texans lähevad Jaguarsiga kahe peale selle divisioni peale võitlema arvatavasti, sest et Jaguars võitis suured Jetsi on ju Kallaste. Jah, suurelt jah, et see mäng oli algusest peale Jaguarsi kontrolli all, et seal Brady Cook ja Jetsi rünnak pakkusid ühe momendi, äkki jõudsid 7-14 kaugusele, kui Brady Cook viskas oma esimese touchdowni A.D. Mitchellile, shout out. Aga see mäng kuulus täiesti Jacksonville'ile, et sa näed seda kuidagi sama lugu natukene nagu Bearsiga ja Calebiga, et näha on, et hooaja käigus see rünne on aina rohkem kohale jõudnud, nüüd kui nad selle Jacoby Myersi lisasid, siis see on lihtsalt explosive rünnak. Brian Thomas tegi paar play'd, aga see mäng oli kõigepealt Trevor Lawrence, kes on siis esimene mängija NFL-i ajaloos, kellel on 5 passing touchdown'i, 1 rushing touchdown'i, 50 rushing yard'i ja Travis Etienne, kes skooris lõpuks 3 touchdown'i kõik püüdjana. Et Jacksonville jooks üle lihtsalt sellest tiimist. Ja veid, Etienne oli ju kolledžis jooksja, aga Urban Meyer tahtis seda receiverit teha esimene aasta, siis läks jooks tagasi on ju. Oli jah, just täpselt, see on hea, et sul meelde tuli, et see naljaks point jah, et temast räägiti kui slot receiverist jah. Et aga jah, Jaguars, üllatav meeskond, nende järgmised 3 mängu on, kus see oli nüüd sul Colts, Jets, Titans, Colts, Jets, ehk siis kõik võidetavad ja huvitav meeskond play-off'iks, huvitav meeskond võib olla küll seal. Need on 3 tiimi, kellega nad on mänginud praegu lihtsalt jah, et järgmised on Denver, Colts ja Titans, aga jah, Denver on see raske, aga lihtsalt jah, see Trevori viimased nädalad on olnud jah, ta mis on 9 touchdown'i nende 3 mänguga ja jooksnud ühe, et ta näeb väga hea välja, et ta selgelt kuskil MVP arutelusse ei kerki, aga ma arvan, et see on Trevor Lawrence'i selgelt karjääri parim hooaeg ja see hooaeg, mida nagu Jacksonville. Ta trendib üles ka vaata, mis on nagu väga oluline praegu. Ja ta on noor ikka veel vaata. Ja üks meeskond, kes hakkab ka võib-olla lõpuks üles trendima on siis Philadelphia Eagles, kes võitis 31-0 Raidersit, aga olgem ausad, ma ei tea, kas Raiders on isegi NFL-i meeskond praegu, ta võiks mingi GFL-is mängida, vist see on nagu kui see põhi quarterback viskab 64 jardi, mida me teeme, vaata, et nagu see ei ole mingi panema hullu ilmastikumäng ka, see on tõesti tavaline mäng, et Dallas Goedertil oli 2 touchdown'i Eaglesi poolt, Hurts mängis soliidselt 3 touchdown'i. Tanner McGee lõpus mängida 3-3-33 jardi, there we go. Ja Demontal oli hea päev, H.J. Brown sai touchdown'i jälle on ja Piket 64 jardi, 1 interception. Ega see muud vist öelda ei olegi, nad said kokku, Raidersil oli kokku 42 play'd ja 75 jardi, nad said 8 drive'i terve mängu peale, et first down oli 7 first down'i ja 1 said penaltiga. Ja üks mängi, kes tundus, et ta läheb
Kenny Picketti teed või isegi hullemad teed oli JJ McCarthy, aga kes võitis suured tallast isegi kusjuures Kallaste, mis seal juhtus? Jah, üllatavalt hea mäng tegelikult Nine'i poolt siis, et esimene vise oli kohe muidugi interception, mis oli hea iroonia, et kommentaatorid rääkisid, et McCarthy ei visanud eelmine nädal ühtegi ja esimene play oli kohe inte, aga no see oli natuke joppas indiga ka. Ta nagu jagab palli väga paljudele, selles mõttes Addison, keegi ei tee mingit jõhkraid mänge, DJ Hawkinson sai 4 catch'i, aga Addison sai 2, Naylor sai 3, Aaron Jones sai 3. Justin Jeffersoni 8 target'it, 2 reception'it ja droppis ühe touchdown'i, ma lihtsalt mõtlen, et huvitav, millal see draama nagu kerkima hakkab või siis Jefferson tõesti on nagu see tüüp, et ta on nii võitja. Aga ta on LSU receiver ikkagi, neil on natukene seda tiivad sees. Aga jah, Cowboys pigem jäi Minnesota kaitsele alla, et kuskil oli, et Flores blitzis teda vist, Dak Prescotti siis blitzis umbes pooltel dropbackidel ja 73% oli pressure rate nendel blitsidel, et Dak oli surve all ja seal numbrid näevad jälle head välja, nagu Dak alati teeb need numbrid ilusaks, aga jah, pigem oli see nagu siuke kindlam kaotus. Ja Vikingsi koha pealt see 3 nädalat, sa tahad näha, JJ näitab mingisugust nagu arengut, vaata mingisugust nagu jaad külge, et sul on julgust minna selles off-seasonisse, et okei, anname talle ühe täis aasta nüüd, las ta ole meie starter, võib-olla toome mingi veterani sisse küll jah, aga nagu ärme veel alla anna, sest et vahepeal oli küll see, et nagu kuule viskame uksest välja ta põhimõtteliselt. Vahepeal stat oli ju Jamarcus Russelli tasemel jah, et ma arvan ka, et selgelt ta on 2 aastat alles NFL-is olnud, et sa pead talle võimalusi andma, aga jah, võib-olla veteran competition'it juurde tuua. Ja, lihtsalt mingis nagu kindlat back-up'i, kuigi Daniel Jones on ka huvitav nimi kusjuures. Kui Colts ei pane talle franchise tag'i peale, ma arvan, et ta on tegelikult turul väga ahvatlev, just Vikings ja Colts. Need 2 meeskonda oma vahel. Need 2 tiimi, kus ta on käinud ka, sest Mac Jones, kui ma ei eksi, on ju veel 1 aasta, jah veel, aga ta võib ka päris väärtuslik trade chip. Ta võib treidi potentsiaal olla, vaata eriti peale drafti, kui keegi ei saa quarterbacki, mis iganes on. Kuigi see ongi see, et kui sa oled San Franciscos, mis piki sa Mac Jonesi vastu võtad, kui sa tead, et Birdi on vigane päris tihti vaata. Jaa, ongi, et nagu sa pigem maksad talle seda kommi raha, mis sa praegu maksad. 4 miljonit maksad pigem Mac Jonesile. Jap, et las ta olla seal on. Aga siis Players of the Week. Mina võtan siis Eli Manningu ehk Trevor Lawrence'i, kes oli 330 jaardi, 5 touchdown'i, 1 rushing touchdown, 50 rushing jaardi, Kallaste rääkis pikalt enne ja ajalooliselt hea mäng, esimest korda NFL ajaloos ja nüüd loodame, see stabiilsus jääb, et ta ei ole nagu Eli Manning, et käib ülevalt alla, et nagu vaatame, kas who knows, paugutab siin Superbowlini välja praegu, who knows, 11 aasta vaata. Ma võtan ka ühe ajaloolise mängu, ma võtan Kyle Pitts seniori, vabandust. Sa ei võta, kuule ma panin ta sulle siin. See oli jälle fail oli tühi, aga 1 lahter oli täidetud ja see oli Kallaste offensive player of the week. Kyle Pitts 12 targetit, 11 catch, 166 jaardi ja 3 touchdown'i jah, ega rohkem polegi vaja öelda, et see, mis sa ütlesid, oli õige, et ta teenis väga palju raha selle ühe mänguga. Mis on kõige jaburam asi üldse, aga see on NFL, siukese mäel liiga on. Siis Otil on James Cook on ju 22 carry't, 107 jaardi, 2 touchdown'i ja 1 receiving touchdown ka, et nagu James Cook, Josh Allan ja James Cook on need 2 nagu superstaari seal Pilsi ründes ja nad tõid selle kindla lõpuks väga tähtsa võidu Pilsile koju. Siis jääme Pilsi juurde ka, siis minu defensive player of the week on Matt Milano, nende linebacker, kellel oli 10 tacklit, 2 säki, 2 tackles for loss'i, 2 quarterback hitti, tal oli see 1 väga tähtis säk seal teisel poole ajal, et nagu mängis väga hästi ja kuidas neil on vaja kaitsest vendasi, kes teevad nagu siukse big plays, nagu Bosa tegi vaata, nagu Matt Milano see säk vaata ja see on kõik nagu kui sa annad neid jaarete, see ei ole nii hull, sest et skoorib ründes niikuinii vaata, kas sa pead ikka võita siukse paar big play'd vaata. See ongi see crazy jah, et sa võid 30 punkti lubada, aga senikaua kuni saad 1 või 2 turnoverit, siis Josh võidab selle mängu ära. Jaa, täpselt, siis Kallastel on kes? Davius Robinson, ma pidin 1 Ravensi mängija ikkagi tooma, kuigi Ott võttis kaudselt teise ka, aga lihtsalt see, et Bengals kodus 0 peal hoida, et see sellised asju ei juhtu, et Davius Robinson jah, noor mängija, mitte otseselt kõige tuntum pass rusher, aga sai säki 6 pressure'it, 2 hitti ja tegi seal väga olulisi play'sid rohkemgi, et kõva mäng Ravensi kaitse poolt lihtsalt. Ja ta ju sai ka lepingu pikendus on ju? Tal vist pikendati, ei see oli Travis Jones, kes pani ka hullu muideks, aga Davis Robinson äkki on veel rookie dealil, aga ma arvan, et ta on ka siuke taskukohane pass rusher, kuigi tal peab järgmine aasta maksma alles.
okei, siis ja Otil on Otafe Owe, Chargersis siis 2 säki ja 4 tacklit, mängis väga hästi Chargersi kaitses samamoodi. Et seal on veel paar vendi, kes Henley oleks võinud samamoodi panna või siis Derwin James on ja seal kaitses vendi on, ütleme nii, et see kaitse mängib tõesti hästi. Ja aga... see Jesse Minter, kes Steve koordinaator on, ilmselt tiimid, kes otsivad peatreenerit, räägivad Jesse Minteriga. Michigani, või õige, vabandust. Ja. See Michigani asi, see Sharon Moore, see on ikka, see on nagu film. See, mis ta tegi on nagu... See nagu lihtsalt nagu, see nagu film nagu, see peate, ma ei hakka praegu rääkima, aga nagu seal on nagu, seda draamat on lihtsalt nii mitmel tasemel. See on nagu aabits, kuidas oma elu perse keerata. ja kui ta nüüd pikemalt vangi ka läheb, nagu siis on nagu eriti kirstordil on ju. jah, see läheb väga-väga keerukas, kahju ta perest ja ta lastest ja värki, et nagu see on ikka väga-väga jube. Siis oli bustis kähku enne kui lõpetame osa, sest jälle üle tunni ajal läinud nagu ikka. Siis oli bustisest mitte ükski lõpuks ei hittinud, meil oli kõik võidavad Chiefs, Packers ja Dallas, kõik kaotasid. Fuck, see on nagu, see on hea. Siis meie võtsime handicapide ühe parlei Buffalo Patriots +3,5, kaotasin 4-ga, kurat. Ja Detroit +7,5. Müts maha, et Dan Campbell ei läinud 2 punni peale seal lõpus, muidu oleks see ka mööda läinud potentsiaalselt, vaata. Et Lionsi oma hittis, aga Patriotsi oma jäi siis poole punni kaugusele. Ja kõige suurem touchdowni parlei oli nii lähedal, Terry McLaurin sai touchdowni, Saquon Barkley sai touchdowni ja siis CD Lamb mängis pühapäeva öösel, aga ta ei saanud touchdowni, sest Vikingsi kaitse mängis hästi ja Tackil ei olnud aega kahjuks, läks nagu ta läks. Siis Josh Allan sai touchdowni, kooliti tagasi, sest holding oli Lamar Jackson, jah, see ei olnud võib-olla kõige parem pikk, aga jah, ta Bengasi vastu ei olnud kordagi situatsioonis, et saaks touchdowni. Ja siis viimane prop parlei, Ricky Bradshaw sai üle 31,5 jardi, Jaden Reed sai üle 2,5 catch'i ja Adam Thielen sai 1 catch'i, ta over-under oli 1,5. Fuck. Et eks see veits stretch oli, et 2-ga olime väga lähedal, et see tundus väga magus nädala olevat, sest et meil, kui me magama läksime pühapäeval, oli 2 tükki elus veel ja 2 suurt olid elus, et aga kahjuks ei läinud pihta. Aga me tuleme uuesti, me läheme edasi, me saame veel neid pihta, neid touchdown'i omasi ka. Aga Kallaste, ja siis räägime järgmine nädal räägime siis uutest Hollywood-boostidest. Siis täna öösel. Pole täna öösel, me salvestame varem. Thursday Night Football, ehk siis neljapäeva öösel Eesti ajariga vastu reede vara hommikul siis Rams Seahawks. Mäng on Seattle'is. 49ers loodab, et Seattle võidab. Isegi minu meelest Green Bay vist isegi loodab, et Seattle võidab. Sest kui Rams võidab, see on päris kindel, et nad võidavad, sest nad mängivad veel Cardinalsiga ja nad mängivad veel peale seda mängu neil, vaadake, minu meelest oli viimane mäng on Cardinalsiga neil. Ja nii, kohe võtame. Ramsil on siis... Ramsi viimased mängud on, kohe kui nüüd ära laeb, nüüd Seattle siis on at Atlanta versus Cardinals. Ehk siis kõik on võidetavad peale Seattle'i mängu, vaata. Et kui Rams selle mängu suudab võita, siis number 1 siit arvatavasti läheb läbi Los Angelese. Ja Seattle'i poole pealt on see, et nad tahavad Seattle'isse samamoodi raske mängida, see on väga suur koduväljaku eelis, vaata. Et see on olemas. Aga me korra mainisime ka, minu meelest kõige suurem küsimärk on Sam Darnold ja see rünne. Kas nad suudavad matchida, vaata, isegi kui Davante Adamsit ei ole, mis on päris suur tõenäoliselt, Davante on väljas mängus Ramsi eest, aga Puka ja sul on see jooksumäng ja Stafford on ikka olemas, need tight endid on ja. Et see pigem ongi see jah, et võib-olla Mike McDonald kindlasti nagu teeb selle lihtsamaks Darnoldi jaoks, aga jah, seal on see, et see Ramsi kaitse saab pressure'it, forsivad turnovereid ja suudavad tegelikult piirata nagu igat pidi, et me rääkisime, et power run'iga saab, aga Hawksil väga ei ole kedagi, kes seda teeks eriti. Et jah, ma arvan, et see mäng suuresti nõjatub selle peal, kuidas Seattle rünnakus suudab mängida. Ja, täpselt, sest et kui sa vaatad nagu advanced stati ka, meil on see platvorm olemas, kui sa vaatad Ramsi rünne versus Seattle'i kaitse, Ramsi ründe passing efficiency, ehk siis söödu efektiivsus, üldine söödu efektiivsus, seal on kõik need asjad kokku pandud. NFL-i see number 1, arusaadav ka, need on päris plahvatuslikud. Seattle'i kaitse, söödu kaitse 4. Ja, arusaadav, väga hea kaitse. Siis jooksu efektiivsus Ramsi ründel 4,
Seattle'i kaitse number 1, kõige parem jooksukaitse NFL-is efektiivsuse poole pealt. Ja pressure rate ehk siis kui Rams'i ründeliin on blitzide ja pressure'i vastu on teiseks kõige parem NFL-is. Ja Seahawks on neljandaks kõige parem pressure'i create imises kaitses. Et nagu strength versus strength. Igal pool, et ma eelmine nädal vist mainisin ka, mul ei ole praegu peas. Aga kui ma ei eksi, siis kas Seattle'i kaitse on veel kõige madalama blitz rate'iga ka NFL-is. Vaata, enne mainisid, et nad proovivad neljakesi vaata või noh, et nad saadavad 4, nad ei saada küll tingimata 4 lineman'i, nad saadavad 4 rusherit, kas blitsivad, force'i või simulate ivad, mis iganes. Aga jah, nad ei saada väga tihti üle 4 ja nad jõuavad ikka kohale, et see McDonaldi kaitse on nii vinge. Aga Sean McVay on vastu, et see on nagu see NFC West on rääkimates Kyle Shanahanist ja kõikidest nendest, et see NFC Westi coaching battle on ma arvan selle nagu meie põlvkonna, see, kes praegu nagu NFL-i vaatab ja jälgib, ma arvan, et noh, selles mõttes coaching talendi osas on kõige tugevam division, mis üldse olla saab. Ja noh, ja nagu sa ütlesid ka, et Seattle'i rünne versus Rams'i kaitse, see on see, mis otsustab selle mängu ära, sest et noh, Rams'i kaitse on ka nagu söödukaitse efektiivsus on 8 on ja jooksukaitse efektiivsus on 3. Pressure rate on 10, mis on tegelikult natuke üllatav, nende sack rate ei ole nii suur, kui me ootasime, et nad ei ole nagu volüümiga jõudnud see aasta, et nagu pressure'id suudavad luua küll, aga neil ei ole nagu seda star, vaata. Jared Verse ei ole tegelikult seda sammu edasi võtnud, sellist nagu star pass rusher'iks on ju. Pigem on teised vennad nagu järele jõudnud jah, et me ootasime, et Jared Verse oleks nagu ikka defensive player of the year kandidaati vend. Jah, et see on see pool ja noh, Seattle'i suur nõrkus ründas, nad on 30 jooksu efektiivsuses. Kuigi neil on 2 jooksjad, kes peaks olema päris head ju. Ja Kubiak, kes on ju jooksugeenius ja liin, mida nad tugevdasid, et võib-olla lihtsalt Seattle'is ei jooksumäng lihtsalt ei tööta selles tiimis, ma ei tea, see peab mingi selgitus olema. No? Äkki on vale, et jooksid seda skeemi. Jah, see on võib-olla teine asi jah, et võib-olla on vaja teistsugust kehatüüpi või plahvatuslikumat või mida iganes. Et see on üks asi, millega, kus on sul eelis natuke, et Rams'i vastu sa saad joosta. No tegelikult Amon Raal oli päris hea päev ka Rams'i kaitse vastu. Kobe Durant põles korralikult nende corner'ete. Ja noh, tegelikult corner'id on Durant ja Forbes on teisel pool. Forbes põles ka korralikult Rams'i kaitses, et JSN saab double coverage'it, aga tal on võimalusi, sest St. Brownil oli samamoodi võimalusi vaata. Aga nüüd on küsimus, kes see teine step up'ib sealt, see on $1 billion küsimus on terve aeg. Ja, et kas see ongi, et kas Rashid Shaheed suudab põletama hakata stabiilselt, aga jah, Forbes oli ju hooaja keskel, vaata temast kirjutati artikleid, kuidas, et noh, Rams lubab mul enesekindlalt mängida ja noh, Forbes oli ju alati see, et noh, ta on nii pisike corner, kaalub kõvasti vähem kui mina isegi, aga noh, mängib muidugi hästi, aga jah, see noh, teda saab pullida selgelt ja õiged tiimid, õiged püüdjad saavad seda väga kergelt teha. Ja, aga oota. Pulli pärast. Seattle Weather. Seattle Seahawks loodab, et see on, peaks vihma sadama. Täna teisipäeval sajab vihma, kolmapäeval sajab vihma, neljapäeval sajab ka vihma. Et siuke niiske rõve ilm, 10 kraadi, öösel 6 kraadi, et siuke rõve ilm, et see aitab kaasa, ma arvan, natuke. Ja see nädal ja üldse tegelikult nüüd tundub, et siin hooaja lõpus tegelikult see Bengalsi Ravensi mäng oli ka mingi feels like oli vist -20 või midagi sellist, et seda ilma tuleb jälgida, et noh, ma ei tea jah, Arnold koduväljaku eelis õnneks on, aga see vihm segab ilmselt tema viskamist natuke rohkem kui Matthew Staffordit. Aga see on isegi selline mäng, mida peale ma tegelikult varem ei mõelnud, aga vist tuleb isegi öösel ratskell panna. Jah, et see on võib-olla paneb paika meie play-off'i järjestused, väga tähtsa otsuse teeb ära sellele, on ju. Aga eks me näe, järgmine episood oleks saanud, ma juba mõtlesin, et äkki me teame selle tulemust, aga ei tea veel, selleks oleks, kui me neljapäeval salvestame. Et siis, aga reedel räägime siis tulevast nädalast, kõikidest teisest mängudest ka, seal on veel paar divisioni match-up'i, mis on tähtsad, on ju. Ja mis meil on 3 nädalat jäänud, et naudime seda viimast 3 nädalat. Giantsi jaoks on 3 nädalat jäänud ja siis ootame jälle septembrikuuni, et noh, on mis ta on jälle mingi 10 aastat järjest põhimõtteliselt, välja arvates üks play-off'i aasta, on ju. Et on mis ta on, nautige oma lemmikmeeskondade viimaseid mänge. Ma tean, Juhan, see on raske, aga proovi, sest et usu mind, veebruaris sa võtaksid ükskõik millise on nendest Kenny Picketti mängudest, on ju, Raidersi eest, on ju. Et thanks kuulamas kõigile ja näeme siis juba reedel. Tšau. Jep, me peame suvepäevadel selle Giantsi paadi pildi kunagi järgi tegema, aga seda kunagi tuleb. Jop.